tervist, armsad vaatajad. Mina olen triatlon Kevin Vabariik. Olen otsustanud tulla YouTube'i ja hakata tegema peale võistlusi selliseid lühikokkuvõtteid, mis oleks endal tulevikus hea vaadata, samamoodi ka mu kallid vanaemal. Tervitan sind. Annan sellise lühikokkuvõtte, mis sai tehtud, mismoodi läks, mis ees ootab ja väike analüüs. Toimus siis eelmine laupäev Keilas basseini triatlon. Selline tugev kontrollvõistlus, kus sai proovida, mis tehtud töö siis mismoodi on liikunud, et kas ülespoole või allapoole, aga täna pean ütlema, et liigub ikka õiges suunas. Esimene ala oli basseini surumine 500 meetrit. Enne võistlust panin eesmärgi, et 5.35 on aeg, millega ma olen rahul. Tuli 5.32.5, väga okei. Et terve distantsi vältel oli enesetunne hea. Ärakukkumist ei olnud. Õnneks kõrval oli siis Rinel Pius ja Gregor Rasva, kellega koos saime ujuda. Järgmisena siis oli siuke 45-50 minutit pausi või ettevalmistusi ratta jaoks. Ratas toimus siis Keila terviserajal 2,5 kilomeetrisel ringil 5 korda oli seda ringi vaja läbida, mille sees siis oli ka siuke natuke järsem küngas, mis nõudis omajagu jõudu. Esimesed 2 ringi sõitsin üksi ja siis tagant tuli Johannes Siik, Karl Mell ja Sandra Aavik mulle järgi ja ülejäänud võistlus nagu läks grupisõiduna. Sõit läks üsna hästi. On asju, mis on vaja endal veel õppida tehnilises pooles, et peale laagri kukkumist on väike hirm on endiselt sees, kuid ainult harjutamisega saab selle välja. Vahetusalasse läksime 4 koos. Kiiresti kiivri peas, tossud jalga ja jooksule. Jooks oli puhas maastikujooks, mis minule isiklikult tegelikult üldse ei meeldi, aga võistlus on võistlus ja seal tuleb kohaneda nende tingimustega, mis on ette antud. Raja alguses kohe oli üks circa 50-60 meetrine küngas ülesse ja kohe mäest alla ja kurv vasakule. Metsa vahel oli palju libedust, natuke muda vastu tuult ja lõpupool oli ka üks küngas, mis sai siis minu jaoks saatuslikuks, et Johannes Siik võttis sealt vahe sisse ja rohkem ma ei suutnud lähemale tal minna. Pole hullu. Võistlustest õppisin nii palju, et hooaeg on alles ees. Ei tasu peale esimest võistlust hakata siin järeldusi tegema. Kõigi jaoks oli selle siis koroona tingimustes võistlemine sellel hooajal esmakordne. Kõik said teada, mis seisus nad on, mille kallal on vaja veel tööd teha. Ise olen väga rahul. Nüüd on vaja ainult tööd edasi teha. Selline see siuke lühikokkuvõte on. Kui teil meeldis see video, siis teate küll, mida teha. Visake like ja kui te tahate mind rohkem jälgida, saate subscribe ida. Mind võimalik jälgida Instagrami vahendusel või treeninguid saab vaadata näiteks Stravast või Garmin Connectist. Vaatame, mismoodi see välja tuleb, milline on tagasiside. Üritan terve hooaja vältel selliseid lühivideosid teha, mis oleks huvitav vaadata ja mis oleks kaasaarv. Ja järgmise korrani. Tšau!